kui tulevaste heade andide ülempreester ja on oma verega ükskord sinna pühasse paika läinud ning igavese lunastuse saavutanud. Karistus oli tema peal, et meil rahu oleks ja tema nuhkude läbi on meil tervis tulnud. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Kristuse kogudus Jumala sõna, nagu seda loeme Jesaja raamatust 58. peatükist, salmidest 1-9. Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otse kui pasun. Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobki soole nende patud. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib ja pigistate kõiki oma võlgnikke. Vaata, kas te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib, päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme koti riidest ning tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja issandale meelepäraseks päevaks? Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune, päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikkerihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimisest. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu otsus käib su ees, issanda hauilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne. Aamen. Jumala sõna jätkub Luuka evangeeliumis 18. peatükis salmides 31-43. Aga võttes endaga need 12, ütles Jeesus neile, vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud inimese pojast, sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning 3. päeval tõuseb ta üles. Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. Aga see sündis, kui Jeesus Jeriko lähedale jõudis, et üks pime istus kerjates tee ääres. Kui too kuulis rahva hulka mööda minevat, päris ta, mis see võiks olla. Nemad teatasid talle, et Jeesus, natsaretlane, läheb mööda ja ta hüüdis, Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja möödaminejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Tema aga karjus veelgi enam, Taaveti poeg, halasta minu peale. Jeesus jäi seisma ja käskis pimeda enese juurde tuua. Aga kui pime tema juurde tuli, küsis Jeesus temalt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Tema aga ütles, issand, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, näe jälle, sinu usk on su päästnud. Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat.
kõik koos kaasa lugedes. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu.
teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänane lugemine tuleb Pauluse esimesest kirjast korintlastele, peatükist 13, salmid 1-13. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike, ja kui mul oleks kogu usk nii, et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtegi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused, need kõrvaldatakse. Olgu keeled, need vaibuvad. Olgu tunnetus, see lõppeb ära. Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need 3, aga suurim neist on armastus. Aamen. Nagu enamik teist võisid juba aimata, tänane jutlus on armastuse teemal. Selleks kõigepealt käime läbi kõik need 3 pühakirja kohta, mis meil olid. Igaühel on oma perspektiiv või oma lähenemine sellele armastusele, millest me täna räägime. Ja see armastus muidugi, millest me räägime, see ei ole midagi uut, see on see vana hea agape. Nagu te teate, mulle meeldib alati tuua välja need 3 peamist klassikalist kreeka armastuse vormi. Meil on filiaalne armastus, venna armastus, sõbra armastus. Meil on eros ehk romantiline armastus, mõeldud kõige kallimatele. Ja siis meil on agape, mis on ega seal muud moodi ei olegi võimalik väljatada, kui öelda, et jumalik armastus, see ülim, mitte midagi vastutahtav armastus. See ongi võib-olla see, mis eristab teda kõikidest teistest armastuse vormidest, sest see on ainuke armastus, mis ei vaja teist osapoolt. Kui me mõtleme venna armastusele, kui keegi reedab meie filiaalse armastuse, siis meie olime lihtsalt naiivsed. Kui me mõtleme erosele, romantilise armastusele, kui sellele ei vastata, siis me olime lihtsalt luuludega. Tegelikku armastust ei eksisteerinud. Meie võisime arvata, et seal on armastus, aga selleks on vaja teist poolt. Agape on täiesti teine, see on jumalik armastus, see ei vaja kusagilt poolt mingit teist osapoolt, kes armastaks. Ja me seletame täpsemalt, mida me selle all silmas peale. Kõigepealt tänane Vana Testamendi lugemine oli Jesaja raamatust 58. peatükist. Väga lühidalt kokkuvõtvalt, mis Jesaja räägib, ta räägib oma rahvale ja ta ütleb, et tõepoolest te olete Jumala kartlikud, justkui vähemalt, te täidate seadust, te paastute, te teete kõike, mida on vaja, aga vaadake, kuidas te oma inimestega käitute. Te ei ole lugupidavad, te ei hooli oma inimestest, te ei armasta oma inimesi. Ehk teisisõnu, Jesaja lihtsalt kutsus välja seda silmakirjalikkust, mida ta oma juutide seas nägi. Nüüd see tänane Pauluse kiri
selle võib võtta kokku kui sellise peaaegu et John Lennonliku All you need is love, eks ole, Paulus tavaliselt nii lihtsalt ja otsekoheselt ei kirjuta kui siin, aga siin ta raiuski armastus, 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 kõik on armastus. Me ju teame seda kuulsat, mina ütleks isegi, et kurikuulsat lauset Johannese evangeeliumist, Jumal on armastus, see on absoluutselt tõsi, ma olen täiesti nõus sellega, aga see, kuidas me seda oleme tänapäeval kasutanud, me oleme selle muutnud peaaegu et imalaks. I sometimes cringe when I hear somebody say that, sest see on nagu... Kui me seletaks lahti, mis selle taustal on, that would be a different story. But moving on. Luuka 18 on nüüd see quintessents, sellepärast, et alati seal, kus on Jeesus, alati seal on mõistusõnad, alati seal on see puent, mis seob kõik pühakirja kõige tähtsamad osad kokku. See tänane Luuka evangeeliumi lugemine 18. peatükist on kaheosaline. Seal on 2 väga olulist deklaratsiooni. Esimene on vana hea, Jeesus ütleb, ma võin teile rääkida, mis juhtuma hakkab, te niikuinii aru ei saa. Ja täpselt nii ongi, ta ütleb neile point blank, mis minuga tehakse ja jüngrid ei saa aru. Nad ei mõista lihtsalt, me peame panema ennast sellesse konteksti korraks, me peame aru saama, et Jeesus on Messias. Nad näevad teda kui Messiad, kõigeväeline, vägev, teeb imetegusid, purunematu, hävitamatu, eks ole. Ja siis ta ütleb neile, et ei, teiesugused ehk siis tavalised inimesed, teie teete mulle lõppu, vähemalt siin sellel kujul, siin selles ilmas. Ja nad ei hooma seda. Ja siis me jõuame selle loo teise tähtsa deklaratsioonini, et mida tähendab uskuda. Sellepärast, et seal on pime ja ainus, mis tal on usk. Tema usk teeb ta nägijaks. Jeesus ütleb talle, sinu usk tegi sind nägijaks. Jääme selle mõiste juurde korraks. Usk, armastus ja ma toon sinna juurde ka varsti valguse. Need 3 mõistet on see peamine heitlusväli. Tänane see, we're gonna wrestle with that. Me üritame mõista, mida need kõik 3 koos olles tähendavad ja siis me jõuame selle fundamentaalse tõeni, et mida see agaape meie jaoks tähendab ja kuidas me peame seda oma eludes rakendama. Inimene, kes usub siiralt Jumalasse, ta saab ühe teatud anni sellest. See arusaam võib-olla läänemaailmas alles meieni jõudis circa 500 aastat tagasi. See oli siis see periood, kus oli protestantlik reformatsioon ja neid teoloogilisi vaidlusi oli metsikult lõputult. Me oleksin päevi selleks, et lihtsalt nimetada kõik need erinevad vaidlused, aga üks suur vaidlus oli see, et kas ennem tuleb teha häid tegusid ja siis saab Jumala armastuse või ennem me saame Jumala armastuse ja sellest me hakkame tegema neid häid tegusid. Ja Luter ja muud tema taolised väitsid, et see viimane variant tegelikult eksisteerib. Ja me peame mõistma, kui radikaalne mõte see on, sest intuitiivselt me kasvatame oma inimesi üles, oma põlvkondi, oma lapsi üles tavaliselt selle klassikalise piitsa ja präänika õpetusega, eks ole, laps teeb midagi head, sa annad talle küpsise või pai, laps teeb midagi halba, jah, me ei lähe detailidesse, kuidas tänapäeval lapsi kasvatatakse, aga ütleme, vähemalt sa oled temaga tõre, eks ole, sa teed talle selgeks, mis on hea ja mis on halb. Ja siis tuleb üks mees, ütleb, et ei, see on täiesti risti vastupidine, we put the cart before the horse with that one. Et tegelikult kõigepealt peab sul olema Jumal üldse seal olemas, kes saab anda seda armastust selleks, et sina saaksid midagi sellega tegema hakata. See on jälle see, millest ma rääkisin natuke hetk tagasi, et kui ma ütlesin, et armastus, agaape armastus, see tuleb kusagilt mujalt ja seda ei saa ära rikkuda kuidagi. Eks ole, teised armastuse vormid on kehtetud, kui ei ole 2 osapoolt, aga agaape alati on püsiv ja kestev. Mis siis juhtub, kui me hakkame tõeliselt Jumalasse uskuma, kui me hakkame teda usaldama? Eestlased tihtipeale ütlevad, et mitte, et ma ei usu, vaid et ma ei usu temasse, justkui, et ma ei usu Jumalasse selles mõttes, et ma teadvustan, et ta on olemas, aga ta valetab mulle. Ma ei usu, et ta õigesti minuga käitub, eks ole. Tihtipeale eesti keeles kuuled sellist väljendit. Aga kui meil on
siiras usk, kui sa tead, et tema on sinu päästja, tema on sinu hoidja, tema on sinu kaitsja. Sa mõistad seda. Fundamentaalselt sa saad aru sellest kontseptsioonist. Sa tunnetad seda. Jälle, võtame selle näite pimedast. Ta oli pime, ta isegi ei näinud seda. Aga ometi temas oli see intuitiivne tunnetus, et see on see õige, mitte mees, vaid see on see päris Jumal. Ja see usk vabastas ta. See usk tegi ta nägijaks. Mõnes mõttes me võiks öelda, et kui inimene saab päriselt siiraks kristlaseks, siis samamoodi ta on justkui transformeerunud, sest see usk on seatud ta vabaks. Ta enam ei muretse mingisuguste mõttetute triviaalsete asjade üle. Muidugi me kõik teeme seda aeg-ajalt, aga ma usun, et me kõik, kes me oleme tulnud hilisemas perioodis usu juurde, Kristuse juurde, me tunnetame seda teistmoodi. Me näeme väga selgelt seda vahet, millised me olime ennem ja millised me olime pärast. Ma tean, et mina olen muutunud, aga mitte kunagi ma ei hakkaks kellelegi väitma, et see muutus tuli minust endast. Et ma hakkasin kristlaseks ja siis ma mõtlesin, et mis sa ikka, et eks ma siis hakkan nüüd heaks inimeseks ka, et ma hakkan nüüd meeldivaks ja sõbralikuks inimeseks. Ei, see ei tulnud minust. See oligi see samune, see agape, millest me räägime. See on see sisemine valgus, see seeme, mille kõigeväeline istutab sinu sisse, kui sa afirmeerid teda ja võtad ta oma päästjaks. Ja see hakkab vaikselt tasapisi ennast näitama. Ma olin väga matslik poiss, mitte üldse ammu. Veel mõned aastad tagasi. Ma olin suitsetaja, ma regulaarselt pruukisin alkoholi. Üks hetk ma tunnen, ma ei taha enam suitsu tõmmata. Ma lihtsalt ei taha enam suitsetada. Üks hetk ma tunnen, ma ei taha enam alkoholi pruukida. Üks hetk ma tunnen, et on väga kohatu ropendada, mulle ei meeldi enam kasutada roppusi. See ei tulnud sellepärast, et ma istusin maha ja mõtlesin, ei, see on inetus, see on ebaviisakas, teistele see ei meeldi, ma ei tee seda. Ei, see tuli minust seest, see tuli loomulikult. Ja see on nähtus, mida ma olen teiste noorte peal samamoodi märganud, kes on võtnud vastu Kristuse. See on midagi seletamatut ja sa võid inimestele seda rääkida ja enamus inimesed sind ei usu. Jälle, mida ütleb Jeesus oma esimeses lõigus tänases Luuka 18. Ta räägib neile, nad ei saa aru. See on sama kogemus, mis tihtipeale meil. Sa räägid inimesele, et ta on olemas, ta on päriselt päästja, ta päriselt muudab su elu elamisväärseks, ta annab sulle mõtte. Nad ei usu, nad ei saa aru. Pühakiri on alati nii mitmekihiline, et me võiksime lõputult siia jääda seda tarkust ammutama. Aga võtame selle siis kõik kokku. Selle jaoks, et elada selles jumalikus agapes, selles soojas, selles meeldivas, mõnusas agapes, sellel on mitu etappi. Selle kõige esimene etapp on siiras usk. See on see moment, kus meie peame võtma selle käe sealt kõrgelt vastu, mis meil on alati välja ulatatud. Me võime seda teha ükskõik, millises eluetapis, ei ole kunagi liiga hilja. Inimene võib ka surivoodil võtta Jumala endale vastu. There's never a late time for that. See on esimene samm. Siiras usk. See algab sealt. See omakorda toob meist esile selle siira agape, selle siira armastuse. Lugupeetavad, ma hoolin teist kõigist väga ja te olete mulle kõik väga kallid, aga see tulebki sellest sügavast armastusest, sellest agapest. Mitte sellepärast, et te olete minu vastu nii head olnud. Te olete suurepärased ja võrratud inimesed, aga see ei tule lihtsalt sellepärast, see ei ole see, et tit for tat, et ma olen teilt midagi saanud ja nüüd ma annan teile midagi vastu. Ei, see tuleb sellest tahtest lihtsalt armastada, lihtsalt fundamentaalselt armastada. Ja need ongi need teod, see ongi see kolmas samm. Usk, armastus ja siis need head teod, millest need 500 aastat tagasi teoloogid vaidlesid ja üksteisel ninasid veriseks lõid selle nimel. Tänapäeval me suudame palju rahulikumalt need asju ajada õnneks. Nii et pidage meeles siis, kui mitte midagi muud tänasest jutlusest, siiras armastus tuleb siirast usust. Amen. Lugupeetud kogudus, palun tõuseme, et kuulda meie vabariigi hümni viimast salmi, mis algab sõnadega Sinu üle, Jumal, valvaku.
Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Palun istume. meie täname ja palume. Me täname sind, armuline Isa, sinu sõna ja vaimu eest, mis juhivad ja kaitsevad meid igapäevases elus. Tänu sinu lõpmatule armastusele ja hoolele, millega sa meid varustad tarkuse ja jõuga. Tänu olgu sulle, et juhendad ja suunad meid alati õigele teele. Issand, me kiidame sind.
Isa, me palume sinu juhtimist ja õnnistust meie kirikutele, meie piiskoppidele, meie preestritele, meie diakonitele ja kõikidele meie kirikutöölistele. Palun hoia ka meie sõpruskogudusi. Kaitse ja juhi ka meie riiki ja rahvast nii siin Kanadas kui ka kodumaal Eestis. Palun anna tarkust neile ja õiglust meie valitsejatele ning kõigile, kes osalevad ühiskonna elus, et nad tegutseksid alati vabaduse ja rahu nimel. Aita ja hoia riigikaitsjaid. Anna neil keerulistel aegadel lohutust ja tuge. Issand, kuule meid! Isa, me palume sinult, et sa lepitaksid kõiki maailma riike ja rahvaid. Palun vala oma rahu ja tarkus nende rahvaste peale ja nende valitsejate peale, et nad lahendaksid konflikte õigluse ja kaastundega. Isa, palun aita Ukrainat ja palun aita neil vastu pidada, kes on tema liitlased, et nad ei väsiks aitamast. Aita ka kõiki teisi maid, kus on praegu verevalamine, et seal see lõppedu lõpuks lõppeks. Palun hoia oma kaitsvat kätt meie isamaa kohal, et võõras võim sinna eales ei tükiks ja et Eesti rahvas saaks rahus sind edasi teenida. Toeta ja kinnita ka meie kogukondi siin ja mujal maailmas, et nad elaksid kooskõlas üksteisega ning et nad hooliksid üksteisest. Ravi terveks haiged ja anna armu neile, kes on oma ligimese vastu eksinud. Hoia meie kodumaa noori ja vanu, et nad poleksid üksi ja palun tee nõnda, et kõigil, kel praegu on keerulised ajad, et nad saaksid sinu armust lohutust ja tuge. Palun õnnista noori peresid ja hoolitse selle eest, et meie rahvas jääks kestma ja ei lõppeks otsa. Issand, aita meid! Isa, me mälestame neid, kes on meie seast lahkunud ja me palume sinu lohutust kõigile leinajatele. Aita meil meeles pidada kõiki, kes sinu nimel ja oma rahva nimel on oma elud andnud. Palun sea õiglus jalule, et nende ohverdused ei oleks läinud raisku. Hoia langenute lähedasi ja anna neile seda tuge, mida nad kõige enam vajavad, sinu püha kõigeväelist tuge. Anna meile usku ja lootust, et me kohtume oma kallimatega taevas peatselt taas, kus ei ole valu ega pisaraid, vaid kus valitseb igavene rõõm ja rahu sinu palges. Sind, issand, kiidame ja austame igavesti. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja
Issand, lask oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Tere kõigile! Kui te mind ei tunne, ma olen Toomas Arget ja mul on hea meel teid kõiki tervitada ja tänada, et te tulite sellise külma talve hommikul kirikusse. Nii et aitäh ja tere tulemast! Mul on ülesandeks mõned teated ja meeldetuletused teile ette lugeda, mis seletavad järgmiste nädalate jooksul Peetri kiriku toimuvaid jumalateenistusi ja ka teisi kavatsetud tegevusi.
Aga kõigepealt ma tahan kõiki, kes täna osalesid, tänada. Nii et aitäh, diakon Karl Paju. Alati sul on inspireeriv jumalateenistus ja täna oli eriti hästi väljendatud ja sisukas jutlus. Nii et suur tänu. Ja Erik Kreem organil, suur tänu sinule. Su võimsad saated toovad elu jumalateenistusele, nii et aitäh. Ja tänase pühakirja lugejatele suur tänu Susan Pruuvlile ja Eda Ojale, aitäh. Ja nii kui alati Margus Jukkumile jälle annad oma helde tehnilise abi meile ja sellest me oleme tänulikud, nii et suur aitäh, Margus. Ja Aida Sheltonile suur tänu. Aida on täna hommiku ja eile õhtu suurt vaeva näinud, et tänast pannkoogi ja lõunat valmistada või brunchi valmistada. Nii et seda serveeritakse kohe peale jumalateenistust Gildi ruumis siinpool. Nii et tänu Aida sinule ja palun võtke osa ja seal on alati tore seltskond ja väga meeldiv ja maitsekas heine. Nii et head isu teile ja näeme päraspoole. Nii et aitäh. Nii, palun pidage meeles ja järgmised Peetri kiriku eelseisvad jumalateenistused, üritused ja üldinfo tegelikult. Nii, et edasi. Kolmapäeval 5. märtsil on märtsikuu Gildi koosolek. Seal arutatakse Koka raamatu täiendamist ja proovitakse retsepte, nii et seal saab vist häid asju maitsta. Alati on uued osalejad ka teretulnud. Pühapäeval 16. märtsil kell 3 peale lõunat on jumalateenistus Ehatares, kus teenib diakon Karl Paju, nii et see on ette nähtud. 23. märtsil pühapäeval kell 11.30 toimub siin ingliskeelne märtsi küüditamisaastapäeva tähtpäeva jumalateenistust. Jälle teenib Karl Paju, orelil on Chang Li ja järgneb kohv Gildi ruumis. Sel samal päeval leeritund on ka enne teenistust kella 10 kuni kella 11. Kolmapäeval 2. aprillil kell 12 on selle kuu Gildi, aprilli Gildi koos viibimine ja reedel 18. aprillil kell 11:30 on meil ingliskeelne suur reede jumalateenistus, kus teenib diakon Karl Paju. Pühapäeval 20. aprillil kell 11.30 või 11:30 on eestikeelne ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga. Teenivad, see on väga eriline ja seal teenivad külaline pastor või õpetaja Arho Tuhkro ja siis õpetaja Andru Kast ja diakon Karl Paju. Orelil sel päeval on Erik Kreem. Ja järgneb Easter brunch alumises saalis. Kui kavatsete brunchist osa võtta, palun registreerige enne 15. aprilli telefoni või e-posti teel.
Teateks koguduse liikmetele, kes ootavad Peetri kiriku annetuste tulumaksu kvitongi või charitable donation tax receipt. Need on nüüd valmis. Kui te neid kirikus, kui te juba neid kätte ei saanud, kui te kirikusse täna jõudsite, siis te saate need kätte kantselist pärast jumalateenistust. Nii et palun vaadake, kui need ei ole ära võetud täna, siis nad lähevad postiga. Ja üks viimne palve kõigile, kui teil ei ole juba seda, või kui te ei ole juba seda teinud, palun saatke oma kehtivad andmed nimes postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber kiriku kantselisse, kas või telefoni teel või e-posti kaudu. Ja ma kordan inglise keeles. For those of you who didn't get that, if you haven't already done so, please ensure that the church has your correct contact information. You can phone this in or send it by email. Kui teil on vaja kiriku kontakti andmeid, palun küsige minu käest või Tiina Jenkinsi käest peale jumalateenistust. Nii et sellega aitäh ja soovin teile kõigile head pealelõunat.